Tere tulemast kõikidele Velko fännidele. Oleme täna siin maha istunud Velko esindusmeeskonna kapteni Tauno Tekoga. Tere, Tauno! Tere! Koos Taunoga vaatame natuke tagasi esimese ringi mängudele ja natukene piilume ette ka teise ringi mängudele ehk mis meie esindusmeeskonda järgmise paari kuu jooksul ees ootab. Nii, Tauno, alustame siis esimese ringi kokkuvõttega. 9 mängu peetud, 17 punkti ja tabelis teine koht. Kuidas kokku võib võtta? Ma arvan, et pigem on nagu positiivne algus olnud, et oleme näidanud, et oleme konkurentsis, et saame esiliiga tempoga nii-öelda hakkama, et ma arvan jah, et pigem on nagu positiivne, aga samas jah, et kuna need vahed on nagu nii väiksed, et siis põhimõtteliselt üks kaotus võid kohe 6 olla, et selles mõttes, et konkurents on tihe. Ehk et ikkagi jalga niimoodi lõdvaks lasta ei saa? Jah, seda kindlasti, et muidu kohe karistatakse ära ja nagu ma ütlesin, sa olid juba tabeli teises pooles kohe. Et jah, aga muidu kokkuvõttes jääb pigem on positiivne algus ja et selles on nagu nüüd hästi käima saanud, et oleme tabeli eesotsas. No hooaja eel esindusvõistkond mängis 3 kontrollmängu Premium-liiga klubidega, pluss siis Harjuga, kes eelmine hooaeg mängis ka Premium-liigas, nüüd on küll meie liigas, eks ole. Ja ma saan aru, et peatreener Jaanus Reiteli mõte oligi see, et mehed harjuksid esiliiga tempoga. Nüüd vaadates, et me oleme tabelis teisel kohal, võib vist öelda, et need pre-season mängud tulid päris palju kasuks just selle tempoga harjumise mõttes. Ja kindlasti, et nagu väga-väga head mängud saime, et just mõtlen võrreldes teiste esiliiga klubidega, et sai ennast proovile panna nii-öelda Eesti tugevamate klubidega, et ja, ma usun ka, et see kindlasti aitas kaasa, et kuna see oli see mängutempo palju kiirem, siis aitas meil nii-öelda hooajaks jah, nii-öelda valmis saada. Võtame korra eraldi ette kaitse ja rünnaku, alustame kaitsest. Me oleme praegu 9 vooruga lasknud endale lüüa 6 väravat, mis on liigas kõige vähem. Kas võib öelda, et kaitse on pidanud ja seal on asjad korras? Ja, et see näitab, räägi oma keelt nii-öelda, et kui oleme kõige vähem väravaid liigas lasnud, et siis see justkui võiks ju näidata, et kaitse on meil paigas ja et ja, selle numbriga saab kindlasti nagu rahul olla. Võib-olla viimast mängud oleme rohkem natuke nagu kaitsemalt ka olnud, et võib-olla ei ole nii palju palliga mänginud kui soovinuks, aga samas lõpuks, kui see toob tulemust, siis vahepeal on vaja ka nii mängida. Et jah, kaitse minust hea toimib hästi ja see on nagu hea, ja kui hakata neid väravaid ka mõtlema, mis meil löödud on, siis on pigem ka siuksed, et võib-olla kui Ellu vastu siin natuke kahelda penalti on ja siis Paide vastu olime ka 6-0 eduseisus ja tol hetkel neid oli 2 tükki vähem väljakul ja lõid ikka meile värava sellise ja Levadia oli 2 kaugelt. Kõik need väravad siuksed on ja üks oli Ricochet värav, mäletan Viimsi vastu on ju, et kui nii analüüsida, siis pigem jah, kaitse on nagu päris hästi hetkel toiminud. Väga hea, vaatame siis rünnaku poolele. 18 väravat oleme löönud, meist on rohkem löönud Harju, Levadia duubel ja FC Tallinn. Ja kui vaadata meie väravalööjate edetabelit, siis Tristan Saupõld ja Erki Mõttus on löönud 4, Rasmus Kala 3, Marko Mägi 2. Ehk siis meil ei ole justkui sellist ühte väga kindlat rünnakuliidrit, nagu näiteks eelmisel aastal oli Martin Jõgi. Näed sa seda pigem tugevusena või miinusena, et meil ei ole justkui võib-olla teada, kes on igas mängus see üks vend, kes nagunii ära lööb. Et see võib iga mäng erineda. Ja, et see saabki täpselt nii-öelda kahtemoodi nagu mõelda, et jah, et eelmine aasta tõesti see Jõgi lõi nii-öelda enamus väravad, siis see aasta tuleb nagu igalt poolt, et ma ei tea, ma isegi pigem peaks juba semast positiivseks seda, et võib nagu igalt poolt tulla ja kõik on ohtlikud, et kui sul on ainult üks mäng võib-olla ohtlik, siis pannakse kogu see vastase tähelepanu tema peale ja on nagu tal kohe raskem ja meil võib-olla nii-öelda keeruline, et nüüd võib igalt poolt neid väravaid tulla ja praegu ka, et kui märtsikuus oli Tristan, oli hästi tubli ja lõi palju väravaid, oli edukas, nüüd on korra natuke eemal, siis suudavad teised mängijad ka nagu nii-öelda eespool teravad olla ja väravad lüüa, et selles mõttes pigem äkki isegi positiivne. Et ei ole selles mõttes nagu ründesektoris ka niisugust murepilvi ei ole? Ma arvan, et hetkel mitte. Et kui me räägime üldisest rünnaku plaanist või nende palliga mängus, siis seal meil oleks nagu parandamisruumi, et seda me tahame parandada. Aga ütleme need väravate arvult, ma arvan ka, et laiasest on ka okei hetkel seis, et väravad ikkagi tuleb. No esimesest ringist veel rääkides ja seda kokkuvõttes, milline oli neist 9 mängust sinu jaoks parim mäng?
ma ei mõtle isegi, mis peegeldub võib-olla skooris, et noh, Paide linnameeskonda U21 võistkonda võitsime 6-1, eks ole, numbriteks, aga võib-olla selline mäng, kus me näitasime sinu arvates kõige küpsemat ja paremat esitust. Lasen peas, kerin kõik mängud läbi kiirelt. Selles mulle jah, selles Paide vastu oli selles hea jah, et kui alguses saime need väravad ära, et oli selles nagu lihtsam mängida. Tallinna Kalevi vastu hiljuti oli ka selles mõttes hea, et ka need väravad kuidagi tulid nagu hästi lihtsasti ja siis oli taktikaliselt võib-olla isegi mitte teadlikult, aga kuidagi me kindlustasime millest mängu ära, et panime kaitse lukku ja lõpus nagu rohkem väga ründele ei panustanudki, et pigem panime kaitse lukku, et see oli nagu minu hinnangul see on nagu hea kontrollitud mäng, et lööd 3 tükki ära, paned kaitse lukku ja mäng tehtud, et teine poolek suretsime nagu mängu ära, et võib-olla vastupidi jälle võib-olla Harjud sellised läheks nagu veel panema rohkem ära, et siis meie mingil põhjusel tegime nii, et olime kaitses, isegi mitte treenerite nõudmisel, aga lihtsalt nimelt kujunes, et panime kaitses taga kinni ja 3-0 ja mäng läbi kõik hästi, et selles mõttes see nagu hea kontrollitud esitus näiteks. No vastupidi, milline oli esimeses ringis selline mäng, mis oli kõige ärevam, kõige rabedam mäng, mida tahaks kindlasti teises ringis sama vastase vastu parandada? Need ongi mõlemad mängud, kus me kaotasime, et Viimsi ja Elva vastu, et Viimsi vastu võib-olla mängu alguses meie seekord, tavaline taktika seekord ei toiminud Viimsi vastu, et Viimsi nagu alguses kõvasti domineeris ja sai ka värava kätte, et pärast seda, kui me muutsime ringi oma taktikast, läks kohe nagu paremaks, et kindlasti Viimsi vastu tahaks uuesti mängida ja samuti ka Elva vastu, et see esimene võib-olla oli siuke ärev mäng, hallimäng, esimene mäng, et tuli siuke kaotus ka, mis natuke võib-olla meie silmis võib-olla natuke kahelda penalti ja punane, et siis sellepärast saad nagu kaotus, et nende vastu tahaks kindlasti ka uuesti mängida ja proovida. Arvestades, et me saime esimeses ringis ainult 2 kaotust, kaotasime Viimsile ja Elvale, nagu sa just mainisid. Nüüd tahaks revanši. Kumb on magusam, sest sa ütlesid ise väga õigesti, Viimsi on meil lähem konkurent, aga Elvaga võib-olla põhimõttelisem. Et kumb oleks magusam revanš? Ütleme niimoodi, et emotsionaalselt ma arvan, oleks selle Elva vastu nagu parem võit, aga ma arvan, kasulikum oleks see Viimsi võit, et need otsene konkurent on ju, et aga Elva vastu oleks jah võib-olla siuke tõestamist oleks võib-olla nagu natuke rohkem, et jah, siuke. No väga hea. Juba sel laupäeval algabki teine ring peale, nagu sa ise ütlesid, Harju sõidab meile külla, tähtis mäng, tabelitippude lahing. Nüüd on sinu võimalus öelda enda poolt kaptenina fännidele, miks võistkonna jaoks on tähtis, et sellel laupäeval ja tegelikult igal Velko kodumängul oleks palju rahvast, kui palju see võistkonnale annab ja miks te tahate näha, et rahvast tuleb teid siia toetama? Et jalgpalli ju mängitakse juba publiku pärast, et see publik on nagu väga palju meile juurde energiat, et see võiks olla üks koht, mis on meil eeliseks võrreldes võib-olla teiste võistkondadega, et annab meil natuke väikse lisaenergia võrreldes teistega, et igatahes see kaasalemine aitab, et kui on väljaku raske mets, siis kaasalemine tõmbab meid käima ja loomulikult olete väga tähtsad ja loodame, et tuleb hästi palju väljakule toetama meid. Ja kui tuleb palju fänne laupäeval siia Harju vastu, siis on ka palju lihtsam väljakul pingutada ja see võit ära võtta. Ja, muidugi, absoluutselt. No väga tore, aga siis Tauno Teko kaptenina ja kõik teised Velko esindusmehed ootavad laupäeval kõiki fänne siia samma Holmparki, kui kell 7 sõidab meile külla Harju JK Laagri. Tegemist on, nagu öeldud, tabelitippude lahinguga, nii et loodame teid kõiki siin näha. Aitäh teile! Aitäh!